Töötukassa möödunud aasta kokkuvõttest on näha, et töötus on endiselt suurem Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Ida-Virumaal hakkab üha enam elu mõjutama põlevkivi asendumine muude energiaallikatega. Mis puutub nüüd siis nõndanimetatud Põxitisse või siis põlevkivi sektorisse, siis me oleme selleks valmistunud maas, et osaleda ka kindlasti siis õiglase ülemineku võimalustes, mis Euroopa Liidu poolt ka on nüüd avatud ja mis eelkõige siis peaksid aitama need inimesed, kes täna põlevkivienergeetika sektoris töötavad, tööle asuma siis teistesse valdkondadesse, kus täna tegelikult töökäsi napib. 3. aastat järjest pakkus Töötukassa uut õppevormi, töö kõrvalt õppimist. Eelmisel aastal tegi huviliste arv hüppe ülespoole. Tõesti on hea meel, et töötaja õpiprogrammi toel oma oskusi täiendavate inimeste arv on võrreldes möödunud aastaga pea kahekordistunud ja eelmisel aastal siis ligi 8000 töötavat inimest täiendas meie toel oma oskusi. Ja võib-olla mis pisut oli üllatav meie jaoks oli see, et töötavate inimeste hulgas olid kõige populaarsemaks eesti keele koolitused, mis moodustasid 70% kõikidest koolitustest. Mullu käis töötuid koolitusel üle 26 000. Nemad õppisid peamiselt uut eriala. Väga paljud inimesed õppisid siis transpordivaldkonnas, õpiti siis erinevate raskeveokitega sõitma, metsatööstusveokitega sõitma. Teiseks võib-olla suuremaks koolitusvaldkonnaks olidki siis keelekoolitused, mis siis moodustasid 5% kogu meie töötuna registreeritud klientidele pakutavatest koolitustest ja 3. suuremaks valdkonnaks olid siis arvutioskustega seotud koolitused.